olen Maarja. Olen MTÜ Hiiumaa Koduta Loomade Turvakodu vabatahtlik ja eestvedaja. MTÜ siis loodi 2023. aasta kevadel. Enne seda me tegelikult juba mõned aastad tegelesime koduta loomade abistamisega ja alguse sai see tegelikult täiesti vajaduspõhiselt, kuna see oli siis aasta 2019, kui Hiiumaal ei olnud tegevat loomade varjupaika ja neid hädasolijaid oli kogunenud päris paras hulk. Ja mulle alati meeldib öelda, et kassid valisid enne minu kui mina neid. Nii mina kui kõik teised Hiiumaa Koduta Loomade Turvakodu vabatahtlikud teeme seda siiani vabatahtliku töö alusel oma põhitööde ja oma perede kõrvalt. Hiiumaal on põhiprobleemiks ikkagi see, et varjupaika satub palju kasse. Meil on olnud siis 5 aasta jooksul ka üks koer, kes nüüdseks on ilusti juba oma uues kodus, aga ülejäänud loomad, kes on meie juurde jõudnud, on kassid. Ma arvan, et meie turvakodu tegevusel on päris tugev mõju Hiiumaa kuvandi loomisel, just loomasõprade seas. Et täpselt nii, nagu me ei taha, et Hiiumaal oleks palju hädas olevaid inimesi ja väga raskustes elavaid inimesi, on sama lugu ka loomadega. Ja ma arvan, et see on nagu otsene mõõdupuu, mis näitab meile Hiiumaa kogukonna turvalisust ja kokkuhoidvust. Minu unistus on hästi suur ja helesinine ja ma tegelikult ei karda seda välja öelda, et see on koduta loomade vaba Hiiumaa. Ja ma siiralt arvan, et see on võimalik. Aga samas ma tean ka, et me seda kindlasti üksi teha ei suuda. Et meil võib olla ükskõik kui palju neid uhkeid varjupaigahooneid ja finantsilisi võimalusi ja neid suure südamega inimesi, aga tegelikult hakkab kõik ikkagi meist endist loomaomanikest. Et siinkohal võib-olla kutsukski üles, et me kõik vaataks korra siiralt endale silma ja mõtleksid, mida meie ise saame ära teha Hiiumaa koduta loomade heaks.